Teie ees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Kuulbet. Tšau, sõbrad! Tere! Siuke töö nagu vara hommik oleks. Mina olen natuke haige, nii et seepärast mu hääl kõlab imelikult ka. Nii et ärge pange tähele. Ja Peppi kuidagi sai endal ikkagi selle viiruse külge, kuigi praegu ongi vist see viirushooaeg on nagu nii crazy. Kõik on reaalselt järjest haiged ja kuna minul ja Peppil oli sünnipäev, siis ma muideks räigelt kartsin, et kui mu sünnipäev tuleb, et siis kõik jäävad nagu järjest haigeks. Aga õnneks nagu osad said ikkagi tulla ja mega fun. Ma võin sellest ka muidugi rääkida, mis üldse toimus. Aga palun, kas me räägiksime sellest makaroonisalatist või? Oh my god, jaa. Ma siiamaani šokeeritud. Sina, põhimõtteliselt meil oli siis, me tegime Steniga koos sünnipäeva ja siis Sten, me rääkisime eelmises episoodis ka, et Sten tahtis täiega makaroonisalati võistlust, on ju. Ja me muidugi siis tegime selle ja see makaroonisalati võistlus oli lihtsalt nii crazy. Seal oli üks siuke nagu rotikujuline. Ei, saate aru, kõige parem on see, et ma jõuan kohale, on ja jõudsin õigel ajal nagu niimoodi, et kõik rahvas veel ei olnud saabunud. Ja siis ma näen, et juba osad makaroonisalatid on pandud sinna, on ja siis ma olen mingi püha jumal, et ma unustasin enda makaroonisalati koju, on ju. See on nii fail lihtsalt. Esiteks, ma olin nagu, ma tundsin sellest nii halvasti, et kuidas ma võisin selle makaroonisalati koju unustada, seepärast, et ma olin terve päev vaeva näinud, on ju, teinud seda. Ja siis Sten ja Nelle on kõrval mingi, what the frick, sa pidid ka osalema või? Ja ma mingi, what? Ma tegin veel gluteeni, laktoosi, mingi ulfitsaati tegin, vaata, mida kõik saaksid süüa, kõikide allergeenidega on ja siis see jäi maha. No samas meil oli nagu Steniga kindel nagu arv osalejad, et me olime nagu 8 osalejat, et nagu muidu seda salati kogust on lihtsalt nagu reitsilt palju ja tegelikult 8 salatit oli ka too much. Ja siis Peppi tuleb mingi, et ma tegin ka salati, ma vaatame Steniga üksteisele otsa, me oleme nagu mingi, kus sa seda ütlesid, et sa nagu hakkad tegema. Sa mingi, ma korra grupi chatis mainisin, ma mingi, seal grupi chatis toimub nii palju. Aga igastahes seal oli mingi, seal olid nagu tavalised salatid ja siis oli üks rotikujuline ja siis oli rotisalat. Ja siis mu sõbranna isa tegi nagu 2 nagu tissi salatit. Ja nagu te kujutate, need nägid reaalselt välja, nagu siuksed roosad lillepotid, siuksed peotäied. Ja siis ta tegi sinna nagu otsa, kus sa pidid imema seda piima. Aga see oli mingi kohupiim. Ei, see aktimeel oli, see tead? Oli vä? See oli aktimeel. Siis ma mõtlesin, et see on nagu mega nagu tuttava maitsega. See oli piiratud kogus. Igastahes ta on nagu, see oli lihtsalt nii crazy, ta oli mingi, ja neile ma tegin su teekorvi ja ma mingi, thanks. Siuke sünnipäeva kengsis. Aga ei, mega fun oli. Kõik hindasid neid salateid ja kahjuks see mu sõbranna isa salati ei võitnud, kuigi ta oleks pidanud, sest et see oli nagu tõesti nagu nii haige effort ja nagu siukest asja teha. Isegi minu aju ei tuleks selle peale, et siukest asja üldse teha. Ma isegi ei tea, kus kohast ta sai selle idee. Ma ei tea ka. Ma sain aru, et tal tegelikult oli üldse mingi muu idee, aga kuna ei leidnud sobivat seda potti, siis ta pidi ümber mängima. Samas nagu, kui sul ikkagi nagu oled nii creative, siis see on nagu extra funny. Aga see oli väga armas, et nagu inimesed päriselt nägid vaeva ja nagu võtavad osa siukestest asjadest. Nagu see on nunnu ja sünnipäev läks mega hästi. Osa, nagu me tegime Kahoot'iga ja ei, mul oli täiega fun, aga Peppi oli kaine, kuna tal oli padeliturniir. Räägi oma padeliturniirist siis. Ma käisin esimest korda padeliturniiril, ühe mu sõbrad korraldasid ja siis ma ei tea, sul ikka vaata on nagu üks on see, kui sa käid mängima sõpradega, siis sul on nagu suva, kuidas sul läheb või kuidas sa mängid. Aga siis kui teised hakkavad vaatama, nagu seal oli väga palju siukest, nagu tähendab, Eestis oli palju võõraid on ja, aga samal ajal oli palju tuttavaid. Aga nad ei tea, kuidas ma mängin. Ja siis sul tuleb nagu mingisugune lavahirm ja nagu mingi performance anxiety. Ja siis ma kuidagi olingi väga aware. Ma jõin ikka tohtu, aga mul lihtsalt ei hittinud see mitte kuidagi. Ja siis ma tundsin, et järelikult ma olen liiga pinges. Igastes jah, see on meie... Oota, kas sa võitsid mingi koha või? Ja, ma sain poodiumile ja sain 3. koha. 3. või? Kas said medali ka või? Ja pisikese karika sain. Päriselt? Ja pisikese karik sain, see oli väga tore. Aga tissidest rääkides. Mul sõbranna tegi mulle sünnipäevaks. Ta käib on ju keraamikas. Ja siis ta tegi... nagu seal, kus sa neid potte teed või? Ja siis ta tegi seal keraamikatunnis, tegi mulle kingituse.
ta tegi kruusi, ma pole vist veel saatnud pilti ei, ma ei ole näinud. aga ta ütles ühesõnaga, et ta tegi selle minu disside järgi niimoodi, et see on kruus ja siis seal on nagu väljaulatuvad rinnad, onju. ja saad aru, kui mul on nibuneeteks, siis ta tegi sinna ka dissile, tegi nibuneedi niimoodi, et see need, mis seal on, see on nagu kirsid, cherry. On või? Siis tead, see on nagu Messi Expressi jaoks ka. Ovi. Ja see on mega äge, ma võin pärast pildi üles panna, see on tõesti üliäge, nagu väga-väga armas, kui on ise tehtud kingitused. Räägis enda sünnipäevast ka juba, meil oli mõlemal. Kuidas sul läks? Mul oli nii, saate aru, issand jumal, see oli, ma olin küll solvunud enda pere peale. No. Kuna mul oli laupäeval sünnipäev, siis... Kõik käisid reedel joomas või? Ei, me tähisime mu perega reedel, sellepärast, et kõik olid reedel nagu Eestis saadaval, et laupäeval ei oleks olnud nagu kedagi, et siis pigem otsusime tähisime päev varem, on ja. Ja siis seal, kui me kõik õhtusöögil kokku saime, on ja seal kõik mingid, ma ei soovi sulle veel õnne, on, et ette ei tohi soovida, aga kingitus ikka anti, eks, ja lilli asja. Ja siis laupäeval mitte keegi neist ei soovi õnne. Päriselt? Keegi ei teinud välja. Nagu ma nägin oma õde, ma nägin oma vanemaid, oma endas ma ei näinud, on ja, aga nemad õnneks siis õhtu lõpuks saatsid, no üks ma vend nagu helistas ja siis ma talle kurtsin, et what the frick, et sa oled nagu esimene pereliige, et tundub, et eile kõik nagu omast arust soovisid õnne, vaata, aga siis päris päeval ei soovinud. No mis siis sai? No siis pärast seda, mulle tundub, et keegi äkki linnuke siristas ja siis inimesed hakkasid helistama. Ja siis hakkas tulema sõnumeid, et palju õnne ikkagi, aga ma olin rahast šokeeritud ja ma veel ütlesin ühele enda nagu pere, kes on ka lähedane, siis ta kirjutas mulle mingites muudes asjaoludes ja ma olen mingi mees, ma ei räägi suga enne, kui sa mulle õnne soovid. Ma ei tea, kuidagi, nagu, kui sa ise seda tähtsaks ei tee, siis keegi teine ei tee. Aga tegelikult see on küll, ma olen nii palju tähele pannud, et nagu isegi need nagu, kõigil meil olid kunagi ka nagu, ma ei tea, kuidagi inimesed unustavad ära nagu selle tähtpäeva või seda nagu tehakse hästi väikseks, nagu sest nagu ma tean, et meil kõigil on kiire elu ja meil tõesti võib-olla vahepeal jääb 2 silma vahele ja meil ei ole üksteise sünnipäevad nagu kaugemate sõprade omad peas, aga minu arust on ikkagi üli oluline, et kui sa ikkagi näed kas või kuskil stories, et selle peale lihtsalt respondida ja öelda palju on, et see teeb nagu selle teise inimese päeva nagu nii palju erilisemaks. Sest ikka jäävad meelde need inimesed, kes sul ei soovi. Ja jäävad need inimesed ka väga hästi meelde, kes ongi su nagu päeva eriliseks teinud või kuidagi nagu pitchininud sinna. Minu arust on nagu nii tore, aga kuidagi see täiskasvanu elu hakkab seda kuidagi väga väikseks tegema seda sünnipäeva. See meil üks ühine sõber just, üks Jakob on ju, kellel tuleb ka sünnipäev, õigemini kellel oli, tal oli päev enne mind, aga talle alati hullult meeldib tähistada enda sünnipäeva nagu suurelt, sest ta tahab, et nagu aastaringis võib olla pisi on ju, aga et tule siis nagu 1 päevaks kohale ja saame kokku. Et ta juba 6 aega tagasi vist saatis kutsed, et save the date ja aga see on alles aprillis. Ja, aga mulle tundub, et nagu tänapäeval sa peadki nii tegema, sest muidu inimesed on nii hõivatud, et ma ei tea, natukene selles osas, kui sa tahad, et inimesed actually kohe tuleksid, siis sa annadki neile aegsasti teada. Ma ei tea, ma juba mõtlesin üks päev, kuulsin telekast või raadiost, ma ei mäleta, et osta jaanipäevale pileteid, mingi mis iganes festival on ja siis ma mõtlen, et täitsa lõpeb, meil on mingi märts on ja siis ma pean juba jaanipäevaks plaane tegema, et kas ma peaks kirjutama enda sõpradele, et joo, mis te teete jaanipäeval, et ärge tehke, nagu teeme koos midagi. Tead, nagu ma mõtlen ka, et nagu me lähme Peppiga reisile täpselt enne jaanipäeva, niimoodi, et me jõuame täpselt jaanipäeva ajaks nagu tagasi ja ma olen nagu mingi, et okei, mul on veits endal paanika, sest et mind ei ole siin, kui raudselt kõik teevad veel nagu mingeid plaane ja siis ma tunnen, et ma jään täiega välja sellest. Nii et mul on veits nagu anxiety sellega, sest et eelmine aasta ma olin Hispaanias, siis mul oli nagu savi ja see nagu jaanipäev läks lihtsalt mööda ja nagu ma ei saanud arugi, et on jaanipäev, sest et ma olen reisil on ja see on ainult mingi eestlaste mingi joomispüha. Aga nagu see aasta ma mõtlen, et nagu ma tahaks midagi teha. Ma tahaks nagu Saaremaale minna, kuidagi nagu tõmbaks sinna, sest et Hiiumaal ma olen käinud, Pühajärvel olen ka käinud, sa oled vist 1 korra. Ma ei ole Pühajärve kordagi. No sinna me ei lähe igast ajast.
aga see oligi Pühajärve see reklaam. Nad reklaamivad väga varakult juba. Jaa. Aga siis ma mõtlengi, et nagu, mis me teeme see aasta? Me teeme ise festivali. Aga teeme, sa tahtsid veel sünnipäevaga seos öelda. Nagu nad on minu tuttavad, on ju, aga ma tean siis läbi enda sõbranna neid. Ja neil on üheaastaks sai laps. Nii. Ja saad aru, nad korraldasid talle sellele 1-aastasele mingi suure peo või? Suure peo. 60 inimest. Mida? Ja nagu enamus on ju nagu, sorry, 1-aastasel pole ühtegi sõpra ju. Ma ei tea, et ta isegi tunne oma kaisukaid, ta ei mäleta nagu kellega ta eile mängis, kellega ta homme mängib, on ju. Kas lapsed ei mäleta võtab või? No mingi eluaastasena sa ei mäleta. Ma kujutan ette, ma ei tea, ma arvan, millised lapsed on mõistusega, ma arvan, mingi 5-aastased alles või? ma ei usu. Ei, no 1-aastane 100% ei mäleta. Aga mis millal nad rääkima hakkavad? Ei hakka üheselt mingeid üksikuid seal mõtlema või? Vist üheselt või kaheselt. No siis nad peavad juba, aga no jah, selles... Aga ikkagi, sul ei ole 60 sõpra, on ju, ehk siis nagu need vanemad kutsusid nagu enda sõpru. Ja see vist ongi alguse värk või? Sünnipäevale, aga 60 inimest. Ma arvan, et minu sünnipäevale käinud ka nii palju. Nagu see, ma kuulsin sellest peost ja ma mõtlesin, et täitsa lõpeb 60 inimest on ju, esiteks lapse 1-aastase nagu peole ja siis veel tagatipuks selles peol oli teema. No. Retrod. Mida sa ajad? Nagu kõik olid nagu mingi 90-ndate mingi värvilist. Nagu sorry, nagu su vanemad sündisid 90-ndate prolli. Nagu miks sa teed oma beebile, kes sündis eelmine aasta retro teemalisse peale. See oleks võinud teha lihtsalt 2000-ndate teema ka, vaata, see on tema jaoks juba retro. Nagu ma lihtsalt olin nii confused, ma mõtlesin, et täitsa lõpp nagu, pange siis lihtsalt, ärge pange poja sünnipäev, vaid et lihtsalt pidu. Pange enda pidu ja... Retropidu. Jaa, retropidu. Mis on ka haige, et... No endal peab ka tuju kuidagi heaks tegema. Oh my god, retrost rääkides. Ma käisin hiljuti... Retroteegis? Ei, ma pole seal kunagi käinud. Oh my god. Ja ma olen nii ruuki. Aga ma käisin ühe filmi, siis on nagu... See on Smilersi bändi mingi musa-dokk-film, mis iganes, kuidas see nimetatakse, on ju. Käisin siis seda vaatamas. Ja siis seal oli üks nii naljakas koht, kus, see räägib, kuidas nad mingi algasid kunagi, on ju. Ja siis seal on siuke klipp, kus nad on seal Otepääl, kus see retrofest toimub. See ongi Pühajärve? No vot. Nad on samas kohas? Seal, ja mingi nagu augus on, ju. Jah, on küll. Ja, vot, ja siis nad on seal ja siis Mihkel Raud on seal mingi oma telefoniga nagu midagi klõpsib ja siis ta on nagu mingi, et peaks Wi-Fisse minema, et enda e-maili tšekkida ja siis keegi ütleb talle, et jaa, seal mäe otsas on Wi-Fis, tegelikult ka, keset seda platsi või? Siis ma mõtlen, täiesti lõppi nagu mõtleme, praegu me mingi vingume, kui meil on, ma ei tea, 5G asemel 4G, siis nad olid kunagi nagu mingi mäe otsas on Wi-Fi ja ma pean minema. Oota, kas see film on nagu tõsielu või ta on lihtsalt nagu mängitud näitlejatega uuesti? Ei, see on nagu see on dokumentaal, see on kokku pandud siis nende bändiliikmete endapoolsetest klippidest ja kes siis olid kõik seotud sellega ja no arhiivist on ka väga palju võetud, et see on kõik ikkagi nagu need on nagu päris elust need klipid. See oli väga funny. Ma soovitan minna vaatama küll. Okei. Aga beebide juurde tagasi tulles, siis ma just kuskil nägin, kuna meil on siukene nagu, ma ei tea, aesthetic life kõigil, nagu Instagram ja Pinterest ja kõik on nagu väga-väga suur ja kõik, väga paljud teenivad ju sotsiaalmeediaga nüüd raha ja see ongi nagu päris töö, siis ükspäev tuli nagu teemaks kuskil ma nägin, et kuidas inimesed teevad ka oma lapsed nagu väga ästedikuks, ehk siis ongi ainult üksed neutraalsed värvid ja sa ei osta enda lapsele nagu värvilisi asju või värvilisi riideid, sest et see rikub selle aesthetic pointi ära ja su kodu ära. Sest ma ei tea, kui te olete näinud Kim Kardashiani kodu, siis see on nagu täiesti full beige. Aga ta ei lähe nii nagu kaugele see asjaga, et tal on nagu lastele eraldi tuba, on ju. Aga kui see Kim Kardashian ei ole, siis võib-olla sul ei ole lastele eraldi siukest tuba. Enamus meist ei ole ikkagi Kim Kardashianid. Ja et siis nagu minu arust see on nii haige teha lapsepõlv beige'iks. Nagu... mõtle, kui nagu nii kurb. Nagu nii nukker. Ma mäletan, kuskil sarjas oli see,
et need ei tahtnud teada seda lapse sugu, onju. Ja siis see üks vend umbes hirmutas mingi, et sa ei taha teada oma lapse sugu või? Näitas pilti nagu mingi vaata, beebi oleks nagu mingi ilusa kollase kleidikesega, onju, mingi väike peavõru, või siis oleks poiss ja mingi siniste traksidega, onju. Aga ei, et sina oled valinud selle, et sa oled nagu neutraalne, et sa ei taha teada seda sugu. Ja siis näitas, et siis sinu beebi peab kartulikotis. Tegelikult see on jumala nagu see ongi niimoodi, nagu kõik on kirjas nii pruun ja bees ja nagu see on veits hirmutav. See on veits hirmutav, sest ma tahaks teada, kuidas tegelikult lastele mõjub nagu, sest muidu on ikka olnud see, et tüdrukud on roosad, poisid on sinised, onju. Ja see on nagu siuke ja siis nüüd see nagu mingi miks, esiteks ma ei saa öelda, kas beebi, sa ei ütle talle ju, ma vaatan näkku, sa oled tüdruk, sa oled poiss, tavaliselt ikka vaatan riiete järgi ju, või nagu võõras beebist, ma ei tea ju. Fair point, ma ei ole nagu niimoodi mõelnud. Beebid on kõik ühe näoga selles suhtes, aga samas ma tean, et Rootsis on ju need lasteaiad või Norras, et seal on nagu see gender neutral, et seal ei ole nagu, et poiss ja tüdruk ja kõik ongi nagu vist, ma ei tea, kas seal kõik beež muidugi on, aga kui ma olen lapse, nagu ma mõtlen, et kui mina oleksin ema on ja siis ma tahaksin küll teada, mis mu laps on, nagu kas ta on poiss või tüdruk ja kui ma kasvatan teda väiksest peale mingi neutraalseks, siis ta ju ongi ise segaduses. Aga kui ma ütlen talle kogu aeg, et kuule, sa oled tüdruk, siis ta ongi tüdruk. Ma arvan, et see kuidagi ikkagi mõjutab, sest et lapsed on ju nii ümbritsevast keskkonnast, nad on nii mõjutatavad. Et ma kujutan ette, et sellel on kindlasti mingisugune roll. Kindlasti on, sest et tegelikult ju, ma ei tea, ma paar episoodi tagasi rääkisin ka, et ma lugesin ühte raamatut, et kui nagu ema ootab last, et siis nagu esimesed emotsioonid ta juba saab nagu kõhus ja see on nii-öelda selle esimese nagu nervous systemi, et nagu kõik, kas ta on ärev või kui ta on rahulik, et milline ta on. Ehk siis ma arvan, et kui see kasvatusosa tuleb sinna juurde ja su laps nagu kasvab kogu aeg keskkonnas, kus ta ei olegi aru saanud, kes ta on või kuhu, kellega ta kuulub, siis võib-olla see tekitab väga palju segadust, aga samas ma muidugi ei tea. Nagu ma saan aru täiesti, mul on sõbrannal on beebi, on ja ta nagu esimene sõbranna mul, kes sai lapse ja nagu ta, ma ei tea, tal on ka käru, on ju, niisugune hele pruun või beež. No kärust ma saan aru, see ei peagi olema sinine käru. Ja, et see võiks olla nagu niisugune neutraalne, on ja esiteks, et kuna see laste beebitarvete järelturg on vist nagu mega business, siis ma saan aru mingil määral, et siis tahadki mingeid neutraalseid asju, vaata, et kui mul on, ma ei tea, body on ju, mis on beež, siis seda võib kanda nii poiss kui tüdruk. No see ongi neutraalne. See tegelikult on nagu hea. Aga tõesti. Aga okei, me räägime praegu beebidest, aga ma mõtlen seda, et okei, nad kasvavad suuremaks. Seal ikka ju tekib mingid teist asjade suhtes, vaata. Et selles mõttes, ma ei tea, olete kindlasti näinud Pinterestis on need mingid, et ma võin oma lapse niimoodi riidesse, nüüd ta näeb välja nagu täiskasvanu. No selles mõttes, et nagu täiskasvanu riided, aga lapse seljas. Aga samas, kui seal ei ole mingit Elsat või mingit asju peal, siis nagu, kas see võtab selle rõõmu ära, et sa ei saa nagu ma ei tea, sest ma ise ei mäleta, nagu, mis mul täpselt seljas oli. Ma mäletan, ma käisin EMS-ega kaltsukates räigelt. Sest et, ma ei tea, too aeg oli see nagu nii normaalne. Ma ei tea, kas tänapäeval nagu lastele ostatakse kaltsukatest riideid. Ma isegi ei tea, aga mul ema ütles üks päev, et tema küll ei suuda ära... No me rääkisimegi, et laste asjad on nagu nii kallid, on ju. Ja siis mulle ema ütles, et jaa, et sa ei pea muretsema, et mul on teie asjad on... No, minu ära pandud, on kõik nagu alles, et kui sul on vaja, siis küsi, et ta ei suuda ära visata neid, et ta vaatab seda body ja mõtleb, et appikene Peppi ja Ronja võib-olla olid siin sees, vaata, siis ta ütles, et ta ei suuda, ütles mänguas samamoodi, nagu jumal näed, et meil on nagu ruumi, kuhu sa hoiustad seda kõike, aga lihtsalt see space, mis läheb sinna alla, see on ikka rets. Ma just ka, müüsime Pärnus enda nii-öelda kodu maha, siis meil oli ka nagu sinna ikka stashitud asju ja siis oligi, et kui nüüd suvel vist pidin vaatama kõik asjad nüüd üle ja tegelikult ma ütlesin päris paljudest asjadest nagu lahti, sest et ausalt öeldes, kui ma ei teadnud enne, et need on olemas, miks ma nüüd pean neid nagu alles jätma, et nagu see klatter on lihtsalt nii suur ja tekib veel aastate jooksul kindlasti veel juurde, siis ma oma beebiriietest ütlesin lahti vist enda teada. Nagu kurb tegelikult. Jaa, aga let's be real, kas ma panen neid oma lapsele selga mingi 10 aasta pärast? Prolli mitte.
Never know samas. Never know, aga prolli mitte. Nagu ma olen näinud, kuidas need lapsed kasvavad nii kiiresti reaalselt. Sul ei ole ka vaja näiteks selga panna. Ja sa ostad, tal on pea on umbes su peopesa suurune on ja sa ostad talle mütsi, sest et ta peab ju mütsi kandma on ja siis reaalselt annad 2 nädalat tissi talle ja siis see müts ei lähe pähe. See on suht real nagu. See ebareaalne. Ma arvan, nii õudne. No ei, see on õudne ja aga selles mõttes ma mõtlen, et enne kui ma üldse oma aesthetic baby saaksin, siis ma ei tea, kus ma see korteri nagu peaks saama. Nagu tänapäeval. Ja kusjuures mul oli ühel tuttaval oli niimoodi, et nad plaanisid nagu last on ja juba kõike ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kus nagu te elate ikka veel seal samas kohas, kus te enne elasite, et kus seal beebi panete. No ma mõtlen ka, kuhu ma panen, et kööki või? Nagu reaalselt need lapsed kasvavad, nagu ma ei teagi, kuidas on parem, kas see, et okei, davai, näiteks meil on 2-toaline korter on ja okei, ei, ma ei saa, juba ei saa. Beebi nagu magab ja minu kõrval, aga ta kasvab nii kiiresti suureks ja ma ei tea, mis ma siis teen, hakkan siis kolima või? Ma ei tea, kas on parem kolida ilma beebita või parem kolida beebiga. Aga samas ma ei tea, kas on nagu, ma ei tea, kaua nad magavad, tead ma ausalt lastest ei tea nagu mitte midagi. Kui kiiresti nad kasvavad, millal ta kõnnib, millal ta jookseb nagu. Aga aeg läheb nagu niimoodi. Ja ma mõtlengi, et selles mõttes see aasta on juba, meil on juba kohe aprill. Selles mõttes, et nagu ma millegi pärast, kui ma mõtlen selle peale, siis ma vist tahaks kodu enne ja ma olen seda ka mõelnud, et kas ma tahaks maja või korterit. Sest et siin on nagu plussid ja miinused. Nii, kui ma võtaks maja on ja siis ma peaks mingi lund lükkama, muru niitma, taimi kastma. Ja sest et tegelikult need asjad ei näe nagu ilusad välja. Iseenesest. Ja iseenesest. Ja see muru, et see oleks roheline, siis nagu seda peab mingi kasma ka, sest et kui on mingi 0 vihm suvi, siis no see muru on ilmselgelt pruun. Ei, nagu maja on reaalselt, kuna ma olen kasvanud üles enamus osa oma elust suures majas ja siis sa lihtsalt näed, et nagu need asjad ei juhtu niisama. Need asjad ei juhtu niisama ja teiseks nagu see töö ei lõpe mitte kunagi. No ma mõtlengi seda. Nagu see maja ei saa mitte kunagi valmis, sest et terve suvi sa niidad muru on ja sügisel sa korjad lehti, ma ei tea, puhastad riisumine, oh my god. Siis ongi talvel roogid lund on ja siis lõpuks sa pead hakkama aeda värvima, siis sa pead hakkama terrassi vahetama, ma ei tea, mingi basseini. Nagu seal lihtsalt nii palju neid asju. Aga samas korterisse nagu lapsega. Saad aru, ma käisin vaatamas korterit. No, räägi. 3-toalist on ja see oli kõige naljakam oli see, et oli suhteliselt nagu noor maakler ka, üks naisterahvas. Ja siis selle korteriga oli veel see, et kuulutuses oli, et 70 ruutu on, et justkui oleks nagu piisavalt suur 3-toalise jaoks. Nii. Aga siis, kui sa nagu edasi lugesid, siis seal tuli ridade vahelt välja, et see rõdu või nagu terrass on sinna sisse arvestatud on, et tegelikult oli siis see terrass oli vist 8 ruutu. Igal juhul lähme siis sinna ja siis ta näitab seda korterit ja see oli muidu enne oli nagu mingi poissmehe korter. Okay. Niimoodi, et vaatake, mehed ja naised vaatavad asju täiesti erinevalt. Mehed vaatavad, davai, väga hea, peaasi, et oleks mingi, ma ei tea, seksikas valgus on ja voodi ja siis ma ei tea, mõnus diivan ja telekas. Ja, no mis on rohkem vaja anda. Ja, täpselt. Aga naised vaatavad nagu mingi nii, väga hea, mingi mis kardina ma siia panen, kuhu kohta ma hakkan kõiki oma riideid, voodipesurätikuid, kuhu ma hakkan nagu storage ima asju on ja et naised vaatavad hoopis teistmoodi ja siis see korteris kuidagi oligi nagu niimoodi, et ühtegi kappi polnud peale selle, mis esikus oli. Tead, see on minu jaoks kõige haigem asi, et ei nagu enamus korterites ei ole seda nagu storage nagu space'i või ei ole üldse ruumi kuhugi riideid panna. On see üks garderoob, 2 varianti. Kas sul on nagu garderoob sealt, kus sa sisse tuled? Ja suur esikus on ja. Või siis sul on nagu üks mõttetu kapp magamistoas. Ja see on nagu kõik. Ja kõige haigem on see, okei, ma saan aru, kui ma elaksin näiteks kuskil, ma ei tea, kuskil lõunamaal on ja tavai, mul on ainult nagu suveriided on ja võib-olla mingid õhemad jakid.
aga fuck, meil on nagu 4 aasta aega, mul on vaja mingi talveriided, mul on vaja sügisriideid, kevadriideid, semitalveriided, suveriided, jalanõusi erinevaid, onju, ma ei tea, võib-olla mõned hobi, mingid varustused, asjad ka. Kuhu ma panen neid? Mul on sellepärast ainuüksi 3 toalist vaja, et üks tuba oleks siis garderob või storage, kuhu ma panen neid ja nii kaua kuni sul, aga samas ma mõtlen, kui sul on veel laps ka, siis mul oleks nagu looki vaja 4 toalist. Sest lapsel on ju veel mingid tohu ja mingid jama. Lapsed teeb täpselt sama palju asju. Ja seal korteris oligi niimoodi, et see magamistoas siis ei olnud üldse kappi, on ju, sellepärast, et see magamistoa oli nii väike. Issand seal oli jumal. ainult voodi ja siis väiksed öökapid, siis ma olin okei. Ja siis see 3. tuba, mis justkui oli, see peab vist olema 8 ruutu, et see läheks toana arvesse. Okay. Ja see oligi siuke täpselt 8 ruutu. Ja see oli siuke nagu pikk ja kitsas ja siis see maakler ongi mingid, et siia saab nagu suurepärase lasteatoa teha, on ja... Oota, rõdula või? Ei, nagu see 3. tuba, mis oli. Et üks oli magamistuba, siis elutuba ja siis oli see väike 3. tuba. Siia saab nii hästi lapsetoa teha ja et senikaua võib see olla kodukontor, on ja... mõtled täitsa lõpp, et ma nagu vaatan seda, see reas meenutab nagu riidekappi, sest see oli siuke kitsas ja pikk on ja ma mõtlesin, kuhu ma selle lapse magama panen, siia ukse taha või panen akna alla või ma ei tea, nagu obviously see inimene ei ole mänginud Simsi. Jaa, ta ei tea, kuidas asju planeerida. Ta ei tea, nagu, kuidas asju paigutada. Nagu ilmselgelt ma ei pane voodit akna alla ju. Plus ma ei taha pane voodit. Ukse taha ka mitte. Ja samas nagu seina poolde, kus on nagu uks. Ma ja täpselt kuidas pihta sellega ju. Täpselt, ma ei taha nagu uksega, see halb feng shui ka minust, kui sa magad nagu mingid. Sa pead kuidagi niimoodi planeerima, et feng shui on paigas. Yeah. Siis ongi minust kõige vist mõttekama ja niimoodi, et uks on siin ja siis see nagu voodi peab olema seda seina. See on vist hea. No ma ei tea, ma olen nagu mänginud Simsi ja... Sa oled arhitekt ja kõik, sisekujundaja ja kõik. Võib-olla see ka vaata, et ma olen hästi palju kolinud ja erinevates kohtades elanud ja siis ma nagu tean, mis ikka käib? Sul vaata kujuneb on ju mingid harjumused või nagu, mis on nagu mõistlik ja mis ei ole üldse praktiline. Et jah, ma ei tea, kuidagi siis naine üritaski nii seletada, siis ma mõtlesin, et ta üritas seda maha müüa sulle. Vaata, ta vaatab inimest, et ma olen nagu noor inimene on ja vaata nende esimest kodu on ja esimest korterit, et ta nagu ilmselt ei oska vaadata mingisuguseid ehituslikke vigu on et ilmselt ta vaatab lihtsalt, et oleks hästi tikk. No aga ei läinud kaubaks. Ei läinud kaubaks. Aga kas see oli nagu uuem korter või? See oli uuem korter ja see maja nagu tegelikult on kihvt ja see meeldis mulle, see pakkus mulle huvi juba ammu, aga seal ei ole olnud mingi korteri müüa, siis see tuli ja sellepärast tahtsin ju kindlasti näha seda. Aga tõesti, kui sa vaatad, ma nagu nüüd praegu see aasta ei ole enam nii kursis olnud, aga sügisel, kus ma päris intensiivselt vaatasin kortereid, siis tegelikult on väga keeruline leida suuri kortereid. Oleneb su budgetist ka muidugi. No budgetist ka kindlasti, aga ma näiteks, kui sa mõtledki, tahad, ma ei tea, mingit suurt 3-toalist, et sa võiksid seal elada enda perega, siis... Mis perega? Ma arvan, ma huks üksi sinna täpselt ära. No täpselt, sa pead hakkama rentima seda, mis on see mingi city boxid, vaata. Kus sa saad panna asju. Ja mingi mini-storage, sa saad hakata hoiustama enda asju kuskil mujal, sellepärast ega need panipaigad ka tegelikult ei ole nii hirmus suured ja... Point on selles, et see panipaik peab olema kuiv. Et kui ta ei ole kuiv, siis kõik asjad lähevad hallitama seal nagu eos, sest et vaata talvel eriti on nagu niiske või kevad. Ja väga tihti lekib need, sest need tavaliselt on ju maa all ja kuskilt ikka hakkab mingi niiskus või tilkuma midagi, et siis lähevad kõik. See on nagu... Su talvejoped kõik mingid on lihtsalt hallitust täis. Pead igale poole tõmbama mingi vihmakeebi peale. Ja samas ma mõtlen seda ka, leidsin korteri, nagu kus ma seda raha võtan. Mulle küll pank nii palju laenu ei anna. Saate aru, ma just rääkisin ühe oma endise kolleegiga ja siis ta ütles, et ta otsib samamoodi tööd praegu on ja ma ei saa öelda, kui poodi ta kandideeris, aga sinna, kus tal tehti see pakkumine, kliendi teenindajaks oleks läinud. Nagu tavaliseks või? Jah. Okay. Ja siis
see brutopalk oli 900 eurot. Mida? Nagu täiskohaga või? Täiskohaga. No poe lahtioleku aegadel on ju. No see on... Mis see poe lahtioleku aeg ongi? No, 2 rohkem vist. Ma arvan, et 10 äkki 9 või? Noh, 11 tundi. No mingi selline on ju. Et oh my god. Ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et noh, et ma ei tea, no ma saan aru, et see töötutoetus ei ole nagu nüüd midagi, et sellega ei priiska on ju. Aga et kuhugi poodi ei taha ka passi juba minna. No ma ei tea, lihtsalt ma vaatan nagu enda kas või mingid kommunaalarveid. Ma mõtlen see 900 eurot on sul bruto. Mees selle maksud maha. Ma ei saagi midagi teha. Nagu, sa saad ära maksta oma korteri ja siis vaadata, mis edasi. Ma pean seal poes elama, prolli. Nagu, ma pean tooma kõik, ma pean laadima oma telefoni, oma arvuti seal, ma pean tegema oma söögi seal poes. Siis alusel peab köögi, vetsus peab käima seal, peab käima seal, et oma kommunaalid võimalikult madalad hoida. Siis, kui sul on veel mingi üür või laen ka veel. Nagu, ebareaalne lihtsalt. Ma ei tea, pean müüma siis enda hinge maha. No see on ka variant, sest et nagu minu arust need kommud on praegu eriti kreisid, nagu ma ei tea, ma just ükspäev mõtlesin, et ma peaks nagu täiesti üksinda elama, võtma nagu mingi normaalse korteri, no mis need on need üürinad, on mingi 7-8 või? 7-8 sotti, okei, kommud juurde 2 sotti, noh, tonn elamise peale. Kommu brutopalk on 900. Ma olen juba -200 ju. Kus ma siis elan? Kodutute varjupaigas või? Ma ei tea, kus kohas sa peaksid elama või kuidas peaks hakkama saama. Aga tegelikult ma olen aru saanud või inimesed, kellega ma olen rääkinud seda teemal, kõik ütlevad, ega üksi ei saagi. 2 varianti on nagu, kui sa oled üksi, et su vanemad toetavad sind, et nad annavad sulle mingi osa rahast ära, näiteks sissemaksuraha vaata, et tegelikult see on ju päris suur raha, mida tegelikult üksi sa kõrvale panna niimoodi ei saa. Ja kui tahad seda teha ja üksi seda kõrvale panna, siis sul läheb nagu mingi 20 aastat. Sest et nagu ma ütlen ausalt, ega mul nagu palgast väga alles ei jää kuu lõpus, sest et nagu suht keeruline on ikkagi niimoodi. Või siis on sul partner, et on mõlemad siis nagu... Oh my god, ma ei tea, kas sa oled lugenud seda uudist või mitte, aga põhimõtteliselt Tartus oli siuke kortermaja, mis hakkas vajuma. See on nüüd juba mingi pool aastat. Nüüd on maal juba. See ei ole pool aastat vajunud, aga see on nüüd juba mõnda aega vajunud on ja saad aru, see on niimoodi, et see on nagu 50 senti või 40-50 senti on viltu. Nagu niimoodi, et saad aru. Kukub paha või? Nojah, et see nagu, no kuidas ma säädan, see on su maja on ja see maja on niimoodi. Oh my god. Niimoodi, et see pealtnägijas oli, paneb palli, nagu näiteks laps, see oligi niimoodi, see naine rääks, et hakkasud nagu vaatama, et asjad hakkab minema kogu aeg. Ja näiteks, et praed on ju, paned õli, siis sa näed, et õli kõik voolab nagu ühte panninurka, siis vaatad lapse mänguasi, pall on maas, pall jookseb nagu eest ära ise ja siis oligi see, et uks hakkas vastu maad käima, uks ei käinud enam ilusti ja siis see oli täiesti nagu ebareaalne. Esiteks see, kes ehitas selle maja, siis nad olid nagu väga üleolevad. Mis mõttes? Seal nagu... Et meie ei ole süüdi või? Ei, nad olid umbes nagu mida enne, kui kohus ei tõesta, et me oleme süüdi, siis nagu me ei võta süüd omaks ja kui võtavad, et siis me teeme umbes sellest hea PR-kampaania, on ju, et et näed, et vastutame ka 15 aastat hiljem, on ju, enda ehituse eest. Okay. Aga lihtsalt kuidagi see suhtumine oli minu jaoks nii vastik, kuna sa kuuled, kuidas need erinevad elanikud olid mingi, et ma kogusin 15 aastat kogusin raha, et see korter osta on ja ma ei tea, ma olen siia nii palju pühendanud nagu mingi sisekujundusele, sest ma tahtsin, et mu lapsel oleks kõik olemas ja hea kodu on ja et sa kuuled nagu neid jutte ja siis sa mõtled täitsa lõpp, et no ilmselge, et ma saan aru, nendele ettevõttele on see nagu lihtsalt üks objekt, vaata, lihtsalt korter, maja, mis iganes, aga teiste, nagu nende elanike jaoks on see elutöö ja siis see endab, nagu see nüüd kuulutati välja elamiskõlbmatuks niimoodi, et nad peavad kõik sealt välja kolima. Päriselt? Kuhu sa lähed siis? Aga sa ei saa seal korteris elada ka, sellepärast, et sul reaalselt uks on sul nagu kraavis ja siis aken, sa pead niimoodi üles vaatama. See on nagu ebareaalsed tingimused, sa ei saa... Oh my god. Ja see on ainult aja küsimus ju, kui kuskilt hakkab lõpuks läbi vajuma, mida kastus tuleb peale või põrand kukub alt ära on ja
Mõtle kui uudne. Ja sa ei saa, nad ei saa nagu kuskil, No sa ei saa oma raha vaata sealt kätte selle Aga kas tarbijakaitse ei tee midagi või? Peaks tegema ju. Ma ei tea, kas vaata sellel oli veel see, et kuna ehitusgarantii vist kestab 5 aastat on ju, aga selle aja jooksul ei esitatud mingisuguseid kompleine, siis mingi kaebusi, et siis see läheb nagu sellest, see süü läheb nagu veerib edasi kuskile. Et mingi kodukindlustused hakkame Eestit süüdistama, et see no see maapind liigub. Ei, no maapind liigubki, saad aru, no esiteks on Emajõe kaldal on ju, nagu väga ilus koht on, kes Tartus on käinud elanud, siis see teab on ju, väga arvus koht on see uus arendus kõik asjad. Aga kuna see on nii soine ja see on Emajõe kaldal, siis on niimoodi, et nad põhimõtteliselt võtsid mingisuguse luugi lahti on ju, mis viis nagu maja alla, siis nad just näevad, kuidas vesi tuleb vastu. Meil see on nagu mingi õudusfilm. Ei, las nagu vaadake, see oli pealtnägus, see oli päris põnev. Aga olge reast ettevaatliku kodu ostate. Vaata, kui sul on mingisugune mega keeruline tegelikult, kui sul ei ole kogemust on ju, enda mingi kodu omamisel või ehitamisel või üksikus kohas elamisel, eks, sa ei oska otsida neid ehitusvigu. Siis peabki kellegi targema kaasa võtma. Et üksi, ma arvan, ma ei saaks midagi aru. Jaa, sa vaatadki mingi, jaa, väga ilus, ma ei tea, suured aknad on ja ma ei tea, valgus tuleb sisse, ilus värv majal, aga mis tegelikult, ma ei tea, võib-olla põrand all on tühi või seinad on tühjad või mina vaatan ainult seda, et vetsus oleks hea valgus, et meikida. No, sa tead ju neid õudseid valguseid, kus on mega kollane valgus ja siis sa tekitad veel mingi nagu varju ja siis sa nagu vapsi ei näe, mis sa teed. Ja, ei, see naiste jaoks on, ma räägin, erinevad asjad ka veel, meeste jaoks ongi, noh, nagu me rääksime, vaata mingi elutuba ja need on olulised, aga naiste jaoks minu arust on köök on nagu nii oluline. Ja. Et kui köök ei sobi, siis on kohe cancel. Su meestest rääkides, ma rääkisin üks päev oma töökaaslasega. Ja ta lihtsalt rääkis, et ta mees nagu räigelt manipuleerib. Ja minust see on mega õudne, mul tekkis nagu räige flashback. Ma olin nagu, oh my god. Nagu täpselt siuke nagu minu eks kunagi oli. Aga niimoodi, et ta nagu, nii ei tohi muidugi teha, aga ta teeb niimoodi, et tal on mingi sõbranna, kellega ta käib nagu trennis koos ja neil on nagu üks sõprusgrupp, mis on nagu, noh, meil kõigil on niimoodi, et trenniga tekivad sul mingid nagu ühised sõbrad, eriti kui sa mängid mingit spordiala, on ju. Ja siis põhimõtteliselt ta nagu ütleb oma naisele siis, et ma lähen siis selle tüdrukuga välja ja mingi, ja et ma mingi, ja kinkis tema mingi ostetud asju talle ja nagu, et selle naise ostetud asju kinkis oma sellele sõbrannale. Ja saad aru, ma olin täiesti šokeeritud. Oota, mis asju nagu? See mees ostab enda naisele ja siis ta kingib edasi või? Ei, see naine ostab endale. Ja siis ta mees võtab ja läheb viib selle oma sõbrannale nagu sünnipäevaks või mingi... Mis ta mingi päkapikk või? Ma ei tea, saad aru, see on lihtsalt nii haige. Mida asja? Miks see naine ei tee midagi? No ta ütleski, et ta on nagu... ta on juba öelnud talle, et see nagu ta ei sobi talle, siis ütles, et mul on pohhui, et ma olen vaba mees vabal maal. Saad aru või? Kes sa kutsub politsei sulle, sa paneb vangi sind või siis ta tassib tagasi või? Ma asju nagu. Mida asja? Ma olin lihtsalt nii šokeeritud ja see, et sa manipuleerid ja ütled oma naisele mingit et ma lähen temaga välja, kuigi sa tead, et su naisele ei sobi see. Lihtsalt nagu mis su peast toimub, nagu kuidas sa oled nagu nii hull peast, et sa nagu siukest asja teed ja siis nagu naudid seda nagu sa oled nagu sadist, et sa naudid seda ja sa saad sellest nagu mingit rahuldust, kui teine on närvis ja saad nagu, mul on mingi võim. Nagu, ma vihkan nii manipuleerivaid inimesi, nagu nad on nii süüdimatud. Kas sa muidu tead seda meest või? Ei, ma ei ole ta kunagi näinud ja ma lihtsalt nagu rääkisime töö juures ja siis ma olin nagu mingi no fucking way, nagu et siuksed inimesed veel on olemas. No ma kinda saan aru ka, et sellest nagu suhtest on ikkagi raske nagu välja tulla, kui nad on abielus. Ja neil on lapsed. Oh my god. Et siis sa teeb selle asja nagu nii palju keerulisemaks, aga see on lihtsalt nii kurb mu jaoks. Siuke asi nagu, et nagu nii täiskasvanud mees, ma saan aru, et mingid poisid, kes on mingi 20 aastased, no tõesti on siuksed ahvid. Aga nagu kui sa oled juba nagu vanemas eas, no mitte vanemas eas, aga nagu sa oled juba mature inimene, et su mõistus peaks olema juba välja arenenud ja sa oled ikka siuke nagu siis... See on nii õudne, vaata me just eile, noh, kes on lugenud või kes
jälgib näiteks seda Malju blogi, siis ta seal ka ütles üli hästi, et nagu sa mõtled, et sa oled normaalne inimene, on ju, ja sa tunned teist inimest ja sa näed läbi asjadest ja siis järsku sul tuleb nagu mingi epiphany nagu, et tehakse mingi 180 kraadi ja sa mõtled, et kes see inimene on, kellega sa koos elad ja kas ta on terve aeg olnud selline. Aga tead, ma ütlengi alati inimestele, et enne kui sa kellegi üldse hakkad kokku kolima, siis oled aga vähemalt enne aasta aega koos, sest et inimesed nagu ajapikku näitavad nagu true ennast. Selles mõttes, et inimestel on kõigil nagu see aeg on erinev, kui sa oled nagu inimesega nagu täiesti niimoodi, et ma saan olla nagu ise mina, siuke täiesti lõdva, et ma ütleks, et see on kindel aasta läheb selle jaoks. Ja siis sa näed, kes inimene päriselt on. Sest et siis ta ei viitsi enam siin pleasida nii haigelt ja siis on see nii-öelda honeymoon phase juba läbi vaata. Ja siis ongi, et okei, nüüd hakkab päris elu. Et kuidas me siis klapime, nii et ma arvan, et see Malju puhul sama, et see oli see aeg, kus oli see honeymoon, kõik on tore, pilla-palla, aga nüüd on see, et okei, nad ehitavad maja, mida iganes ja nüüd on nagu see, kus see stressilevel on juba nii kõrge, et siis sa näed, kuidas see inimene käitub selle stressi olukorras ka ja kas ta muutub nõmedaks ja hakkab nagu mingi lauseid viskama või ta on nagu ikkagi, et suudab jääda rahulikuks sinuga ja elab ennast nagu enda peal välja, mitte sinu peal, et see on nagu jah, inimesed on erinevad ja sellepärast ei tasu kiirustada. Ei tasu kiirustada ja me oleme sinuga vaata varem ka rääkinud sellest, et kuidas sa tead või et sõbrannade arvamus vaata läheb tähe korda või üldse sõprade arvamus, aga see on üli suur step, mida üldse nagu teha, et ma ei tea, kui ma dating kellegagi on ja siis lõpuks ma jõuan nagu sinna kohta, et davai, ma tutvustan teda enda sõpradele ja mida nemad siis arvavad sellest. Ja sellest me oleme rääkinud küll. Et see on ka major thing nagu, okei, ilmselt ma tahan nagu hoida sind kui enda sõbrannateks ja kui ma näen, et sa oled õnnelik, siis ma ei taha midagi halvasti öelda. Alles siis, kui te lähete lahku, siis ma olen mingi teada, mingi mölak. Terve aeg täilik taun. Ja ma teadsin kohe, et te lähete lahku, on ja. Et see, et sul oleks nagu mingi julgus kohe alguses öelda ausalt, mida sa arvad. Ja tead, sellega on see ka, et mis ma vaatasin? Ma vaatasin Sex and the City, et ma vaatan praegu, on ja. Ja siis seal on üks osa, kus Carrie ütleb ühele oma sõbrannale, kes elab mingi hullu mehega koos, kes on nagu mingi börsiturul mingi suur tegija, aga börsi need tehakse ju lahti hommikuti, ehk siis ta peab väga vara ärkama ja ta on kogu aeg stressides, ta kogu aeg karjub selle sõbranna peale ja siis see sõbranna helistab Carrie'le on nagu, mis ma tegema pean, vaata. Ja siis Carrie on mingi, et et ma ei tea, et mina seda nagu ei kannataks, et ma jätaks ta maha, aga siis ongi see, et kui ta räägib oma nagu selles, Carrie räägib oma sõbrannadega, siis ta on nagu mingi, et ei, et sa ei oleks pidanud seda tegema, sest et siis, kui on pärast niimoodi, et nad lähevad lahku, siis ta hakkab kas sind süüdistama või vastupidi, et kui nad jäävad kokku, aga miks sa ei öelnud mulle, et me peame lahku minema, et see nagu sinna vahel ennast surud on väga paska ausalt öeldes. Ma ei tea, ma olen viimasel ajal hoianud mu suu kinni nagu. Ja vast lõppude lõpuks see suhe on kahe inimese vahel ja siis sa pead ise oma otsused tegema. Ja sa ei tea tegelikult, mis neil kodus kahe seina vahel toimub, on ju. Tegelikult seda ongi niimoodi. Ja, et kõrvad sa võid näha nagu ühte asja ja sinu jaoks võib tunduda see imelik. Ja jumal, siis nagu sellest vähemalt sa näed, et sina ei taha sellist suhet, on ja. Jah, see on nagu sulle hea nagu õpetus. Ja, et sina saad õppida, et sa ei pea ise astuma sama sämbrisse, aga kellegi jutule minna ja vahele segada, sinna hakata õpetama, siis see on bad. See üldjuhul lõpeb halvasti sellepärast, et kui inimene ise ei ole veel otsustanud, et mida ta teha tahab. Jah, või nagu, et kui mul pole see veel et see käitumine pole veel mul hakanud närvidele käima või mind häirima, siis ma nii ignoreerin sinu kommentaare. Muidugi. Ja olen edasi seal suhtes. Muidugi. Ja siis sellist lõpetab meie sõpruse. Ja seal Sex and the City's on ka praegu, ma olen täpselt seal maal, kus see fucking Carrie sai endal lõpuks selle hea peika. See, kes oli koeraga ja kes oli nii nunnu ja armas ja lihtsalt vend tagasi cheatima lambist. Ja ma olen lihtsalt nii mad ja nüüd on see hetk, kus ta pidi jätma oma selle, või mitte jätma maha, vaid pidi ütlema siis sellele oma heale peikale, et kuule, et tead, et ma cheatisin oma eksiga, vaata. Kes teab, on vaadanud siis see Mr. Big ja Carrie on siuke big love, aga see on väga toxic love, sest et Mr. Big on siuke
ma ütleks, et ta on ka nartsissist. Ma ei tea, kas tollel ajal talle pandi, kui tehti seda tegelaskuju, et kas talle pandi see nartsissisti tiitel, aga kui ma vaatan seda, siis mul on küll siuke tunne. Sest ta tegelikult manipuleerib ja muideks seal enne seda, kui Carrie endal selle hea peika leidis enne Mr. Big, nagu siis kui Mr. Big läks Pariisi, siis ja tuli tagasi sealt pärast siis abielus, sest ta oli mingi modelliga abiellunud, siis Mr. Big oli läinud sinna Carrie ukse taha mingi, purjus peaga muidugi, ja siis Carrie ütles talle, et aga sa tahtsid ju beige wife'i endale, et nagu mina ei sobinud sulle, et ma olin nagu liiga särtsakas ja nüüd sa said selle beige wife'i ja nüüd sulle ikka ei sobi, onju. Ja siis ikka ronid siia tagasi ja minust on ka veits meeste probleem, et nad mõtlevad oma peas, et millist naist nad tahavad, kes on korralik, kes teeb kodus süüa, kes koristab, on hea ema tulevikus, mitte see, kes on kuskil, käib sõbrannadega väljas, et tõesti nagu elab oma elu nii, nagu ta tahab. Ja siis oled selle beige wife'iga koos, siis saad aru, et tegelikult teid klappi nagu, sest et see ei ole tegelikult see, mis sa tahtsid. Nagu, minust ma ei ütle muidugi halvasti nende inimeste kohta, kes on beige'id, aga mina lihtsalt, minust ei saa kunagi beige wife. Ja ma mäletan, ma olen, sa vaatad esimest korda, see on nii kuidas Janju hakkas esimest korda nüüd vaatama seda, ta on nii... Ma olen nii... ta on nii into it, ja siis kohe räägib mingit, seal oli see osa, seal ütles nii, aga see õpetab täiega palju mulle. Ei, see on väga tore, nagu lihtsalt mul on see, et ma olen nagu näinud seda mingi väikses peale, on ju, mul ema mingi vaatas ja pärast ma vaatasin ise ja mida kõike veel on ja ma tean, ja ma elan sulle väga kaasa, nagu millest sa räägid ja kõike. Aga seda ma nii hästi mäletan, kuidas ma käisin kunagi, ma ei tea, kas ma rääkinud või mitte. Ma olen käinud, käisin ühe tüdruku juures Tepis, on ju, väksimas. Ja ta oli siuke, 30-ndates on ju, ta oli lahku läinud oma laste isast ja siis ta rääkis, ta nagu refereeris siis Sex and the City't, on ju. Ja ta ütles, et tead, et mina olen kasvanud üles selle sarjaga ja et seal kogu aeg käis jutt sellest, et sa pead olema 30 ja sa pead olema abielus, sa pead olema lapsed ja kodu ja et umbes elu eesmärk on endale mees leida. Ja... Ma ei tea, minust naisel ongi pandud see eesmärk terve elu peale, et leia mees endal. No igal juhul ta oli nagu nii, ta oli veits siukest spirituaalne vend ka, ma lõpetasin seal nagu suht kiiresti käimise. Miks? Hakkas see ajutele või? Ei, see hakkas ajutele ja nagu sa kuuled kogu aeg siukest juttu, ma ei tea, korra kuus käid seal ikka, vaata. Ja siis ta rääkiski sellest Sex and the City'st ja et see on teda nii mõjutanud ja et tema ka lihtsalt nii väga üritab leida endale hingesugulast ja kes teeks seda teist ja kolmandat ja provide'iks talle ja oleks selline ja selline, et ja siis ta ütleski, et ta tõi nagu ennast nagu võrdluseks, et ta tunneb, et ta on selles nagu Sex and the City's see Charlotte on ja või nagu ta võtab endale mingisuguse, tõmbab mingi narratiivi nagu mingi karakteriga. Et ja siis sa hakkad ju samamoodi sellele tegelaskujule otsima endale sellist meest. Ja siis see oligi naljakas, ta oli nagu mingi tead, ma nagu täpselt leidsin, kuna ma olin, või ma soomlane vaata, siis ta oli mingi, et sina oled soomlane, nagu räägi mulle, mis soome mehed on, et ma leidsin täpselt siukse mehe nagu seal sarjas selle Charlotte'il on. Ma ei tea veel, tal ei ole praegu meest. Et tal on nagu siuke mees, et välimuse pealt üks sama on ja... Välimuselt? Jaa, What? Aga et kuidas soome mehed on ja kuidas sinu isa on sinu emaga. Nagu Oota, kas see mees oli siis soomlane või? Kelle ta leidis? See, kellega tema leidis, oli soomlane. Mitte seal sarjas. Aga see depilatsioonipihv, siis tema leidis nagu Tinderist leidis soome mehe ja siis ma tean, et nad deitisidki ja siis iga kord ma kuulsin sellest, kuidas... No kuidas on siis soome mehed? Ma ei tea, ma ei ole ühegi soome mehega deitinud. Ei ole või? Ei ole, jah. Ma näen ainult enda isa pealt vaata ja enda nagu sugulaste pealt, millised soome mehed on. Nad on väga erinevad Eesti meestega võrreldes. Mis seal teistmoodi on siis? Ütle mulle midagi, mis sul silma jäänud? Äkki mul on ka soome meest vaja, ma ei tea. Sa ei ole mulle maha müünud vara. Seepärast, et Soome on maha kogu. Ei, oh my god, mul selle asjaga tuli veel üks asi meelde, aga räägi ära see, et ma ootan seda soome meest. Ei, soome mehed kuidagi
ma ei tea, nad on hästi siuksed laid back või nagu nad on hästi rahulikud, et mulle tundub, et kuidagi, no see on üleüldse, soomlased on, nad ei ole kuidagi sellised ärapanijad nagu eestlased on. Kindel või? Et eestlased on ikka nagu see, et umbes mul peab olema kõige parem see teine ja ma pean olema kindlasti parem enda sõpradest või naabrist ja umbes ma pean kõikidel teistele näitama, on ju, mis elu ma olen. Soomes ei ole nagu sellist siukest mentaliteeti või ma nagu ei ole tajunud sellist pinget. Aga kas see, ma arvan, et see oleneb ikkagi, et minu Soome sportlased on küll siuksed, et nagu on vaja ära panna ja teistes parem olla. Ei või? Võib-olla see oleneb. Võib-olla see on sul nagu võib-olla mingi spetsiifiline kogemus, aga üleüldiselt ma ütleks, et seal ei ole nagu üldse sellist, sest ma mäletan, kui käisin seal koolis, on ju, siis oli hoopis teine kui Eestis ja noh, iga kord, kui ma lähen ka sinna, siis ma tunnen, et võib-olla on see ka, vaata, Eesti nagu nii väike. Ja siis see väikse rahva mingisugune kompleks. Et Soome võib-olla nii palju suurem lihtsalt, et siis seal sa ei taju seda, et kedagi ei huvita nagu mingi milline sa oled. Ja noh, ilmselt nad on nagu põhjusega, ma ei tea, maailma kõige rikkam või kõige rikkam. Maailma kõige rikkam riik. Et nad on põhjusega maailma kõige õnnelikum riik, on ju korduvalt, et no midagi see peab olema. Okei, igastes mul tuli sellega meelde, kuidas, kuna ma töötan haiglas, siis enamus mu töökaaslased on nagu vene rahvusest. Ja siis, kuna me oleme kõik suht sama vanad seal lambist, ma ei tea, kuidas niimoodi on sattunud, väga vähesed on natuke vanemad minust, siis tuli üks päev jutust, et kas mina võtaksin endale nagu vene rahvusest mehe. Ja siis ma ütlesin, nagu, et ma ei usu, et nagu mul on siuke tunne, et see nagu kasvatusvahe on nii suur, et meid on nii erinevalt kasvatatud, et ma ei tea, kas me nagu matchiks. Ja siis mu töökaaslane nagu oli mees, kellega ma sellest rääkisin siis, ja ta oli nii hurt sellest, ta oli mingi, mis mõttes sa ei võtaks endale ta oli siis vene mees või? Jaa, ja siis ta oli nagu vene mees. Ja siis ma ütlesin, et jaa, et ma lihtsalt ma ei näe, et see klapiks. Ta oli mingi, et jaa, et aga sa kunagi ei tea. Siis ma ütlesin, et teeme proovi. Ei, nagu ta on ise ka, tal on nagu girlfriend olemas, aga ma ei tea, et ta oli kuidagi, võib-olla see, kuidas ma ennast väljendasin. Siis ma ütlesin, et ma ei suudaks nagu kellegagi olla, nagu võib-olla ma pigem tahtsin nagu seda öelda, et kui me ei räägi nagu samad emakeelt, et siis mul on veits keeruline, sest vahepeal ma väsin ära. Võib-olla sellepärast ma ei saaks endal üldse nagu võtta, kas või nagu kedagi, kes räägib ka inglise keeles. Sest ma üks hetk väsin ära ja ma tahaks lihtsalt öelda nagu fuck küll või nagu mingi, noh. Tahad eesti keeles öelda? Jaa, ma tahaks midagi eesti keeles öelda, sest seal ei ole mingit head vastet. Või siis ma lihtsalt väsin ära, et ma pean kogu aeg mõtlema oma peas, või ma pean keeli nagu switchima. Või see, et mul on nagu sõbrad on kõik eestlased ja kui me saame kokku, et me räägime eesti keeles ja näiteks mul on nende kuttkaaslas, kes ei saa nagu eesti keelest aru, siis ma pean hakkama tõlkima ja siis see võtab kogu joy minult ju ära, sest ma pean istuma terve õhtu ja seletama talle, et mis teised räägivad. Kus tegelikult see on annoying ju. Pluss see, et sa ikkagi nagu sa väljendad ennast kõige paremini ikkagi enda emakeeles. Mul näiteks on üks sõber, kes nüüd on koos, ta on Eesti kutt on ja ta nüüd võttis endale Soomest tüdruku ja ta ütles, et no ma küsisin, no et kuidas soome keelt õpid, nüüd ta kolib ka veel Soomes, ma ütlesin, et nüüd nagu keel peab suus olema, vaata. Ja siis ta ütles, et tegelikult ei tunne üldse seda vajadust, et ta peaks soome keele ära õppima, sellepärast, et kui ta on olnud seltskonnas nagu selle pruudiga, et siis kõik räägivad inglise keeles, et kuidagi ta isegi ei ole olnud nagu sunnitud õppima soome keelt, sest et kohe tema seltskonnas lülitatakse inglise keele peale. Ja no seda ma ise ka nagu tajunud, et kohe, kui sul on nagu teisest keelest, teisest rahvust inimesed, siis sugulased ka kõik nagu lülitavad kohe inglise keele peale välja. Aga vaata, see on, ma arvan, et sul on vaata siuke kogemus, samas ma nagu mäletan, kui mina käisin Soomes aastavahetusel, siis kuna nad on kõik omavahel sõbrad, nagu olid too aeg, siis ja kõik rääkisid soome keelt. Ainuke, kes soome keelt ei rääkinud, oli mina. Nagu ma teadsin mingid üksikuid sõnu, ma tean siiamaani mingid üksikuid sõnu. Aga nagu ikkagi, et mul oli nagu raske, jah, ma sain aru mingi poolest tekstist, mis rääkisid, aga nad ei rääkinud inglise keeles. Kas nad rääkisid, see oli üldse väga keeruline, sest seal olid nagu, et kõik olid eestlased, kes elasid Soomes, kes elavadki Soomes ja siis ühel oli nagu Soome pruut ka veel, ehk siis nad rääkisid Soomes,
nagu soome keeles, rääkisid eesti keeles ja siis saaks imelik rääkida veel inglise keeles ka. Sest et nagu saaks väga nagu... Plus sa kunagi ei tea, vaata, kui ma mingi, oleme seltskonnas, eks, ja siis ma räägin sinuga, siis ma räägin inimesega sinuga eesti keeles, on ju, aga kui see vend on kõrval ja kuulab, siis ma nagu mingi... Aga mis keeles? Miks ma peaks hakkama sinuga rääkima inglise keeles, kui tema aru ei saa? See jutt ei puuduta nagu teda, vaata. Nagu sellest ma räägingi, et kuidas sa siis valid, sest et kui nagu kui selles sõprusseltskonnas olin nagu mina, kes rääkis ainult eesti keelt, see tüdruk, kes rääkis ainult soome keelt, siis kuidas ja teised rääkisid eesti soome keelt, siis miks nad peaksid hakkama inglise keeles rääkima? Sest et kuna mina ei saa aru soome keelest, siis tüdruk ei saa aru eesti keelest. Kus see jutt otseselt ei puuduta meid ja nad räägivad oma vahel. No mul vaata töökeskkond oli niimoodi, et oli ka Eesti ja siis nagu eestsed ja olid mingid teised, mingi hollandased, ma ei tea, hispaanlased, siis meil ju ka inglise keeles on ju nagu see töökeskkond ja üldse ei, noh, kuidagi ei olnud nagu möödunud sellest, et see tuli automaatselt, rääkisid inglise keeles. Ja siis ma kuulen, kuidas üks positsioon, kuhu otsiti inimesi, siis seal oli umbes kriteerium, et kuna meil terve tiim on eestlane, et siis me terve tiim on eestlane. Terve tiim on eestlased, et siis me tahame ka eestlast. Ja siis ma mõtlesin, täitsa tänapäeval nagu siuke mingi diskrimineerimine. See on veits imelik. Aga samas... Plus veel, sorry, nagu fuck, sa oled lennunduses. See on vapsi epohh. Sa pead vapsi rääkima inglise keeles. Vapsi pead rääkima inglise keeles kohe. Ei, lihtsalt ma mõtlesin, et täiesti lõpp nagu eriti veel, noh, see tüdruk, nagu, kes tahtis sinna tööle minna, see oli ukrainlane. Ja siis hakkad teda tooma ette käendaks nagu seda, et ta ei taha inglise keeles rääkida. No siis sorry. Hakkad ukraina keeles rääkima. No siis räägige. Aga ma olin nagu tõesti, see üllatas mind väga, et nagu mingi sellised argumendid on üldse mingi teema. Ei, meil, kui ma töötasin restoranis, siis see too aeg, kui just mingi Ukraina asi hakkas, siis meil tuli üks tüdruk tööle, kes siiamaani vahepeal käib seal tööl, kui ta Eestis on. Aga nagu ta räägib ka vene või inglise keeles, eesti keelt ilmselt ei oska, kui ta siia tuli, siiamaani ei oska. No mingid üksikud sõnu räägib, aga selles mõttes ta töötas nagu meil kohe seal otse baaris, et ma ei tea, kus oled käinud seal restoranis, aastad uksest sisse, sul on baar ja nagu see oli mega normaalne näha, et inimesed nagu adaptisid sellega, et ta ise ütles, et jaa, et ma ei räägi nagu eesti keelt ja inimesed nagu switchisid enda nagu keele ümber, mis on minu jaoks nagu nii normaalne. Muidu olid üksikud inimesed, mis mõttes vaata, et eesti keelt ei räägi, et kuidas sa siin töötad, me oleme Eestimaal. Nagu fuck küll nagu. Selles nagu need väiksed asjad kinda närvi, et kui sa ei suuda nagu switchida ja hakkad mingit norima mingi lolli koha peal, siis nagu tegelikult see ei ole nii tiip. Igastahes ma ei tea, ma tahaks siukest couple'it äkki siia podcasti, kes räägib, kuidas on nagu omada teisest rahvusest peikad, kes ei räägi näiteks üldse eesti keelt või üldse aru ei saa. Et kuidas see elu nagu välja näeb ja kas on keeruline või ma ei tea. See ajapikku lõpuks läheb kõik paika. Ma ühel tuttaval on tailanna. What? Jah. Seal oli üldse mingi siuke teema. Ma ei tea isi, kuidas nad kohtusid, nagu nad ei ole mul niimoodi tuttavad, ma just tean neid. Mees võttis selle tailanna endale pruudiks on ja lõpuks kas ta on sulle nagu close sõber või? Ei. Okei, kas see ei ole veits see, et nad ostavad neid tainaisi sealt ära või? Nagu ta pidi maksma vanematel on ju? Ta pidi maksma selle tailanna perele 15 000 eurot äkki või? Nii vähe? Ma arvan, oli 15 000, võib-olla võis olla 50 000. Ja sa saad terveks eluks endal naise või? Jaa. Vapsi. Kuule, ma just vaatasin üht dokumentaali on ja kus näitas Taani mehi, kes on kolinud Taisse ja võtnud endale Tai naise ja siis üks case oli nagu siuke, et jaa, me elame siin Bangkokis, me oleme üliõnnelikud, et sa ärkad iga hommik üles ja see naine on nagu sulle nii tänulik on ju, et siis see mees rääkis nagu, et ta on nagu nii rahul, et ta siin elab ja võttis selle naise endale. Ja siis teine case, mis oli seal, siis see mees oli mingi, algus oli kõik nagu nii ilus ja lilleline ja ta oli umbes nagu kõik nii hea mu vastu. Ja siis kui abiellusime ja oli nagu mingi lepingud tehtud, siis järgmine päev see naine üritas tappa teda. Mida? Jah.
jumala haige, Nii ja et- siis nüüd see naine on nagu mingi vanglas ja siis see noh, Mis seal asja? on mingi full on case, aga lihtsalt see võib minna väga kahetise asi. ma arvan, et see oleneb veits, kuidas sa triidid ka seda naist, kellel sa endal ostad. Ei no see naise vist oli nagu koha alguses olnud mingi tagamõte, no ta vaatas abielud vist suht kiiresti, neil on mingid usuteemad. Et kui kaugele see asi võib minna, et nad olid noh, nagu kiiresti abiellunud ja siis oligi niimoodi, et see naine vist oli palganud enda venna seda tapma, et endal mingi alibi saada ja siis umbes saeti autoga alla ja siis see Aga jäi ellu? see mees jäi ellu nagu õnneks. Et ja siis oligi niimoodi, et ta vist oli kuulanud mingi telefonikõne peal, kus see kutt helistas sellele naisele siis, et kuule, ma umbes ajasin talle, et asi on tehtud. Aga siis sai ellu. See on mingi Santa Barbara. no igastahes peate ikka valima inimesi, kellega te koos olete ja igat ühte ei tasu kuskilt turu pealt osta endale. Aga igastahes ma arvan, et tänaseks on meil veel midagi olulist. Me tahtsime tegelikult rääkida veits sellest ka, kus kohas me oleme. Jaa. Väga hea meel, et et meid ikka kutsutakse kuhugi. Et me oleme täna siin Panoraamas ja Nella tahad äkki jääda üksi siia poseerima. Jaa, ma jään üksi siia poseerima. Igastahes T1 4. korrus siis. Siin on väga kena, siin on nagu nii palju valgust. Ja siin on nii mõnus, ülihea vaade ka ja siia pidi õhtul päikeseloojang ka tulema nagu päikeseloojang siis jääma nagu siia poole, et sa saad siit aknat vaadata. Ja ma arvan, et suvel on see eriti epic nagu. Kindlasti ja hoidke silma peal nende sotsiaalmeedial, nad peaks varsti promoma nende suve alguspidu, nii et stay tuned. Ja, me tuleme kindlasti. Meie tuleme kindlasti, nii et tulge teiega. Davai ka. Ciao. Ciao.